Kas sa oled märganud, et just silmade ümbrus on see, mis esimesena väsimuse märka näitab? Ja ühel hetkel ei aita enam uni ega kreemid. Räägime täna silmaalustest ja nende turgutamisest. Agve, kas naistel on kõige rohkem ebakindlust tekitav tegelikult silmaümbruste piirkond? See on üks probleemidest kindlasti, ütleme nii, et top number 3 seas ja mitte ainult naistel, vaid meestel ka, et teatud vanuses siis hakkab meil kollageen vähenema, rasvpadjad hakkavad õhenema ja siis tekivad silmaümbruses probleemid. Kanavarvaste puhul, kui me naeratame palju või üldse, kui me naeratame, siis tekib miimika ja tekivad kortsukesed siia nurka, et nende puhul on väga kiire ja lihtne lahendus, on botuliintoksiin. Ja teine on siis silmaaluse nahk, et kui ta on meil ikkagi kortsuline, esineb turseid, on tume, siis selle lahenduseks on üleüldse polünükleotiidid tänapäeval. Ja kolmas probleem on meil siis lohkus silmaalused või kui on aukus, et siis selle jaoks aitab meil väga hästi täitesüst, et me taastame siis kaotatud volüümi. Aga jällegi täitesüsti kandidaadid ei ole kõik patsiendid, kellel on lohk, sellepärast et kui esinevad tursed, siis tuleb olla ikkagi väga ettevaatlik sellega, et me ei tekitaks just probleemi juurde. Et mehed ei erine selle puhul absoluutselt mitte, et võib-olla need on mingid tabuteemad või kuidagi selles mõttes, et mees tuleb ilukliinikusse, et üldse ei pea muretsema. Et samamoodi siis polünükleotiidid, mis aitavad meil vereringlust aktiviseerida. See on üks võõrsõna, aga see tähendab süstitakse midagi. Jah, just, et me süstime siis silma alla pisikesed paapulid, paapul tähendab siis väikene munakene tekib naha peale ja see imendub ära siis vastavalt ütleme siis inimese naha seisundile, et ta võib imenduda siin päevaga ja võib püsida ka 3 päeva. Et tehakse seda kuurina ehk siis korra kuus ja niimoodi 3 korda. Ja vastavalt vajadusele siis jätkata, et siin puhul meil näitavad protokollid ette, et siis 6 kuud on pausi ja siis teeme uuesti, küll aga mina alati oma patsientidele ütlen, et kellel on tõesti problemaatilised silmaalused, et me 6 kuud nüüd pausi ei hoia, vaid kui me näeme, et on vajadus, et siis me teeme. Meie saadet vaatavad hästi palju emad, kes on väga väsinud ja tunnevad, et mu silmad on nii aukus. Kas nad saavad ennast üldsegi aidata? Uni muidugi, aga pahatihti on see ikkagi väga vähene. Olen ise ka ema, 2 lapse ema ja täiesti mõistan, et saab ikka ka ise aidata. Uni on tõenäoliselt lünklik, et jällegi sõltuvad lapse vanusest, aga muidugi toitumine, vee tarbimine, hästi oluline, silmakreemid, et jälle kellele miski sobib ja mis probleem täpselt on, aga vahel võib sellest jääda väheseks ja siis selleks ongi polünükleotiidid, mis on mu teine lemmik, on ikkagi omaveri ka. Et täiesti sõltub jälle patsiendist ja need valikud, kellele mida, ma teengi vastavalt sellele, mis probleem patsiendil on. Aga kõige kiirem ja kõige levinum lahendus on ikkagi botuliintoksiin ja selle tulemused ilmnevad juba 2 nädala pärast. Täna on siis meil plaanis teha botulismitoksiini süsteravi miimiliste kortsude vähendamiseks ja eelkõige siis, mis puudutab silmaümbrust. Siin silma ümber on siis silmasõõrlihas, mida me kasutame siis naeratades või kissitades silmi ja selle tulemusena, kui seda hästi sageli ja tihti teha, lisaks veel päike ja kõik muud keskkonnafaktorid, meil tekivad sellised kortsukesed, et need, mis me siin naha peal siis näeme juba, naha sisse juba kulunud, need on siis staatilised kortsud ja need, mis liigutamisel juurde veel tekivad, siis need on dünaamilised kortsud. Ole nii kena nüüd naerata, nii et kõik kortsud nähtavale tulevad, et näeb, et siin tegelikult kõik silmaümbruse kortsud siis süvenevad liigutustel. Ja me üritame siis botulismitoksiiniga seda lihast teha lõdvemaks, et seda ei saa nii intensiivselt enam kasutada ja selle tulemusena siis kortsud lähevad ka pehmemaks või päris kaovad ära. Kui nüüd naha sees on need kortsud ikkagi juba päris tugevad, siis me botulismitoksiiniga puhtalt neid ära võtta ei saa. Me saame neid pehmendada, eriti kui veel regulaarselt süstida, siis nad ajas lähevad kindlasti vähemaks. Kuhu me siis süstime? Ole nii kena naerata, veel rohkem, kohe kissita kõvasti. Et siin on näha, et siin on kõige intensiivsem pikki korts ja
ja selle me siis lõõgastame ära. Teeme 3 või 4 erinevat kohta, kus siis see silmaümbruse lihas kõige intensiivsemalt kokku tõmbub ja neid kortse põhjustab. Selleks, et siis natuke ka veel lisaks kulmu tõsta ja lõõgastada seda lihast siit lau ülaosast, me süstime seda botoxit ka natuke lau või kulmu sisse. Nagu ma ütlesin, päris silma alla me süstida ei saa, et viimane punkt, kuhu me võime siis süstida ohutult, on siis siin, et kõik kortsud, mis jäävad siia, neid me peame mõjustama hoopis teiste meetoditega. Nii et umbes 5 punkti, kuhu ma siis süstin, sõltuvalt vajadusest, mõnel patsiendil piisab 2-3 punktist, siin patsiendil kindlasti on kortsud natuke intensiivsemad silma ümber ja me peame rohkem punkte süstima. Nüüd ole naerata veel siit ka, ole hea. Siin samamoodi kõige intensiivsem korts on siis silma sellises välimises osas, suhteliselt pindmiselt, kindla koguse toksiini igasse süste kohta. Mõnikord võivad tekkida siis süstimise ajal või selle järgselt sellised väiksed sinikad ehk hematoomid. Väike selline vedeliku kogum siin võib poole tunni jooksul olla, kuhu ma süstin, aga see kaob siis ajas ära. Kui tihti seda uuendama peaks? No meie soovituslik on süstida ikkagi kord poole aasta jooksul. On inimesi, kellel siis toksiini toime kestab kauem, kellel lühemalt, see on väga individuaalne, aga alla 12 nädala kellegile uuesti seda toksiini samas koguses süstida ei ole soovitav. Alati on mõistlik 2 nädala pärast üle kontrollida, kuidas toksiin toiminud on. Et see on nagu selline kontrollvisiit. 2 nädala pärast on toksiini toime maksimum ja siis me näeme, et kas me peame juurde seda toksiini tegema. Tavaliselt vähemaks võtta ei saa, aga juurde panna siiski saab. Sõltuvalt sellest, kui hästi see toksiin toimib. Nii, ongi süstitud üks pool. Täpselt sama siis tuleb teha teise poolega. Nii, ma tahaksin öelda, et botox on süstitud, aga nõnda ma saan aru, tegelikult ei ole õige ütelda. Et tegelikult botox on üks botulismitoksiini firma nimedest, et tegelikult on toksiini ka teiste nimede all, Dysport, Vistabel, Bocotur, lihtsalt on olemas erinevad tüüpi botulismitoksiinid, mida me siis süstime. Selle toime siis tuleb kuskil 3.-5. päeval, siis hakkab märkama, et ei saa enam nii palju silmi kissitada, nii sügavalt enam naeratada, silmaümbruse lihased nii palju enam ei liigu. 2 nädala pärast on see toksiini toime kõige intensiivsem. See on see aeg, kui me tavaliselt patsiendi siis tagasi kutsume ja vajadusel siis natuke korrigeerime veel, kui on näiteks patsiendile tundub, et ikkagi kortsu on veel liiga palju või arstile tundub, et kortsu on liiga palju, aga mõned väiksed kortsud võib siiski ka jätta. Et kõiki kortse ära ravima kindlasti ei pea. Nendele, kes kardavad? Sellega on nii, et on patsiente, kes tulevad süsteravile ja on mõelnud, et 3 päeva tagasi, et ma nüüd tahaksin botulismitoksiini süste hakata tegema. Ja on neid, kes on valmistanud ennast ette 3 aastat või 10 aastat ja kogu aeg edasi lükkanud. Et selleks peab olema valmis, nagu ma ütlesin, et hakkame süstima. Kui nüüd inimene siia tuleb, siis millest te alustate? Me alustame konsultatsioonist, hindame patsiendi üle, vaatame, kus mida vaja on teha ja lähtume siis nii-öelda individuaalselt patsiendi vajadustest, isikupärast ja vastavalt sellele valime protseduurid. Meil on protseduuride valik väga lai, et me teeme täitesüste, biostimulatsiooni, biorevitalisatsiooni, mesoterapeid, IPL-protseduure, et ka günekoloogia, esteetilise meditsiini günekoloogia on meil esindatud. Ja vahel on isegi niimoodi, et kui patsient tuleb ja ta kurdab tumedaid silmaaluseid, aga see probleem ei pruugi üldse olla tumedas silmaaluses, vaid näiteks on pigment seal kohas, mis tekitab varju, siis meil on hoopis teised lahendused, need ei ole absoluutselt süsteprotseduurid, vaid ongi siis IPL pigmendilaikude ravi ja sellega me saame siis neid varje nii-öelda pehmendada ja võimalik, et see probleem kaob hoopis seda viisi ära. Ja ma juhiks tähelepanu kõigile vaatajatele, et tegemist on siis meditsiinilise teenusega ja valige endale kliinik, kus siis on olemas luba ja vastavatel spetsialistidel on vastav haridus.
silmade ümbrus räägib väsimusest, elutempost, meie tervisest. Kui sa tunned, et midagi sind häirib, on täiesti okei küsida abi.